kolme kuningapäev on Kristuse ilmumispüha. Päästja sündis kogu rahvale, Jeesus on ka paganate issand ja tema ette kummardasid hommikumaa tähetargad. Aga kui palju neid oli, seda ei ole piiblis öeldud. Nimetatud on vaid kingitusi, kulda, viirukit ja mürri. Siit loogiline järeldus, ega siis 4. mees tulnud paljaste kätega. Ju neid 3 tükki oli. Kingitused olid kallid. Lihtne inimene ei jõuaks kinkida kulda, seda võib teha keegi, kellel on väge ja rikkust ja võimu, näiteks kuningad. Jeesusele kingitud kuld kõneleb ka tema kuninglikkusest. Seevastu viirukit kasutati templiteenistuses, preestrid läks viirukit tarvis. Jeesuse ette asetatud viiruk ütleb, et siin on sündinud preester. Nii viiruk kui mürr pärinevad puude lõhnavatest vaikudest. Mürr imbub väikese kõrbe puu tüvesse tehtud haavadest nagu verepisad, sest õhuga kokkupuutel muutub see helepunaseks. Kui Jeesus ristile löödi, siis pakuti talle mürriga segatud veini. Kui teda maeti, kasutati mürri ja aaloe segu. Nii kõnelevad kingitused, kuld, viiruk ja mürr sellest, et sündinud on kuningate kuningas, igavene ülempreester, tema, kes annab iseenda meie pattude eest.